Tere tulemast kuulama EBSi podcasti Satelliit järjekordset episoodi. Räägime juhtimisest ja coachingust ja coachingu rollist juhi arengus. Stuudios on juhtimisvaldkonna tegijad, juhtimiscoachid Merle Viirmaa ja Peep Aaviksoo. Head kuulamist! Tere tulemast kuulama EBSis podcasti Satelliit ja täna on mul stuudios Merle Viirmaa ja Peep Aaviksoo. Huvitav teema, mis on hästi populaarne, paljud räägivad erinevate vaatenurkade alt, on coaching ja lähemalt just juhtimiscoaching. Ning olen kutsunud stuudiosse 2 selle valdkonna eksperti ja kõigepealt annaksingi avasõnaks tutvustuseks otsesõna Merlele. Mina olen Merle, tere, ja olen siis siin EBSi ruumides, kus me täna kohtume coachingu programmide juht ja olen ka väga aktiivne juhtimis- ja tiimcoach. Aitäh ja Peep? Ja mina Peep Aaviksoo ja EBSiga seotud aastast 88, see on eelmisel sajandil, aga coaching sai siia majja toodud aastal 2011 ehk lihtne matemaatika ütleb, et oleme EBSis sellega tegelenud juba 12-13 aastat. Nii et võime öelda, et EBS on üks suurimaid juhtimiscoachide koolitajaid või kõige suurem, kui te mõtlete selle peale, et natuke kuulaja alguses kohe öelda, et kuidas EBS selle juhtimiscoachinguga seotud on? Kui sa ütlesid, et kõige suurem, siis täpsusta, millises piirkonnas. Ja. Ma mõtlesin praegu meie väikest Eestit, aga pakku see piirkond ise välja. See oli nali, aga jah, kindlasti ma usun, et enamustele on selge, et kui me räägime juhtimiscoachingust, siis see käib väga selge ettevõtluse ja business schooliga kokku. Ja siin kindlasti usume, et selles valdkonnas me oleme head tegijad ja eks meie lõpetajate arv peale 3000 räägib ka millestki. Seda on hea kuulda. Võib-olla korraks alguses just selle koha pealt olles ise ka siin EBSis just 2023 aasta kevadel lõpetanud juhtimiscoachi diplomi, mille nimi on Practitioner Diploma of Executive Coaching. Et aga ikkagi, kui ma nüüd küsin Merlega sinu käest, et mis see juhtimiscoaching siis on ja samuti, et kes see juhtimiscoach on, executive coach'is inglise keeles? Ja, et võib-olla korra nagu üldisemalt pihta hakata, et coaching on, eks ju, õppimismeetod potentsiaali avamiseks ja ennekõike siis selleks, et olla tulemuslikum, sellest rõõmu ka tunda. 2 telge ja siis kui siis juhtimiscoachingule mõelda, siis see temaatika, millega juhtimiscoaching tegeleb, on siis juhtide enese, tiimide ja organisatsiooni juhtimine. Võib-olla selline lühike definitsioon. Aga kes see juhtimiscoach siis on? Juhtimiscoach ongi siis see tegelikult, kes aitab siis just juhtidel nende potentsiaali avada. On midagi, mis sa tahaksid, Peep, oma poolt juurde lisada? Jah, ma usun, et natuke astudes veel sammu tagasi, et turg on täis inimesi, kus kutsuvad ennast coachiks, teadmata päris täpselt, mis see on ja coachingu tuleb tegelikult spordist. Ja sealt on ta alguse saanud ja võib-olla lihtsam on aru saada, et kui treener on platsi kõrval, siis treener ei mängi, küll aitab ta mängijatel paremat tulemust saavutada. Ja juhtimiscoach väga selgelt toetab siis tiimide ettevõtete arengut ja tihtipeale on nii, et potentsiaali on, aga potentsiaali ei suudeta maksimaalselt realiseerida. Ja siin kõrvaltvaataja pilk tihtipeale aitab saavutada oluliselt rohkem kui oma inimestega sees olles. Siis on juhtimiscoachingul kasutegur kõige suurem. Jah, et selline
arengut, võib-olla tugi, tugi ma on tore sõna, aga et juhina, me kõik oleme siin ka ise sellise juhtimiskogemusega kaunis pikaga, et see teadmine või taipamine, et tegelikult väga palju on ikkagi neid teemasid, mida sa ei saa jagada oma tiimis, oma võib-olla enda juhiga, et selline neutraalne mõtlemisruum, kus sa saad olla see, kes sa oled ja oma potentsiaali siis ennekõike juba selliste takistuste elimineerimise kaudu avada. Et sisuliselt mulle tundub see juhtimiscoach ongi, et kõige see suurem roll on selline mõtlemisruumi tegelikult loomine ja hoidmine. Aga selleks juhtimiscoachiks saada, kohe algul me kõik märkisime seda, et see termin on täna väga laialt ja kuidagi võib-olla isegi mitte alati väga selgelt kasutusel, et inimesed ise võtavad selle termini ja hakkavad ennast nimetama coachideks. Aga kui me räägime, et EBS on suurim ja väga pikalt olnud siin valdkonnas juhtimiscoachide koolitaja, et milliseid programme siis EBS pakub ja kui meil on siin 3000 lõpetajat, et mis see tegelikult see profiil on? Täna meil on 4 programmi, et see, kus me kunagi siis alustasime, Peep 12-13 aastat tagasi, et olid 2 esimest, siis selline nii-öelda aabitsa programm, mille kohta coachingu sertiprogrammiks me nimetame teda siin helitlevalt, selline 2-päevane, kus on siis algsis baasteadmised võimalik omandada, et siis edasi õppida diplomeeritud coachiks. Ja siis uute programmidena paar aastat tagasi tõime juurde sellise võib-olla nende 2 programmi vahele fookusega juhtidele, kes siis ei soovi mitte tingimata coachidena oma teadmisi kasutama hakata, vaid sellised lühemas formaadis coachiva juhtimise oskuseid omandada. See on siis, me nimetame teda coachiva juhtimise meistriklassist ja üks programm, mille üle me siis hetkel ise ära nii suhked oleme, on siis practitioner Professional Practitioner diploma, just uus programm, et mille siis teine lend ja tere tulemast kooli tagasi, Ester, siis eile õhtul alustas, et mis on siis juba nagu professionaalsete coachide coaching oskuste edasi arendamiseks mõeldud. Ja, täpselt, et on nagu selline, kuidas öelda, algtase, mis sa ütlesid, selline 2-päevane programm, siis me ise nagu nimetaks, kuigi otseselt sa ju kraadi ei saa, aga nagu pakatase, mis on see peamine. Sa saad nagu diplomi, aga ja siis see magistriprogramm, et mis nüüd on siis otseselt mõttes nagu otse nagu pea Inglismaal, et kohapeal on siis nii-öelda need reflektsiooni ja koostöögrupid Eestis, et väga-väga tore. Aga kes see on siis, kes tuleb siia õppima, et tõesti, et kui mõelda, et kas sa hakkad tööle otseselt juhtimiscoachina või sa tuled neid teadmisi omandama oma igapäevaseks tööks, olles siis kas juhina või ka spetsialistina, eks ju, et neid nagu tööriistana. Et mis see teie kogemus on, et olete ise selle kõikide erinevate programmide, mis Merle ka nimetas, nende põhimõtteliselt arendajad ja ise koolitajad? Läheks natukene ajast tagasi, et mäletan hästi, kui me algusel selle tõime need programmid ja saime Academy of Executive Coaching ametlikuks partneriks, ehk siis teeme seda nende egiidi all ja tehes programme avatud turule oli üks reaktsioon ja hoolimata akadeemiliste kolleegide tungivast vastuseisust õnnestus mul tutvustada seda programmi ka üliõpilastele ja akadeemiliste kolleegide kurvastuseks valiti see kõige paremaks programmiks, mida EBS-is pakuti. Ja miks ma seda räägin, on see, et need on oskused, ja ma nimetan oskused, mitte teadmised, mis kuluvad meil igapäevaselt ära. Ja kuulamisoskused, suhtlemisoskused, küsimisoskused, kõik need, et ta on hästi praktiline programm, ehk ta hakkab pihta, kui sul ei ole veel juhtimiskogemust, aga sul on igapäevaselt oleme ju suhtlemiskontekstis ja teha seda paremini on hästi, hästi oluline. Ehk et algteadmised on hea, kui saaks juba põhikoolis, EBS-i puhul gümnaasiumis, siis edasi bakas põhiteadmised ja sealt edasi
ja miks ma usun, me oleme seda hästi ja edukalt teinud, et meile ikkagi tulevad need, kellel on endal juhtimiskogemus. Kui sul juhtimiskogemus puudub, sa ei saa olla juhtimiscoach. Ja need, kes, ma võin ennast tuumafüüsikuks ka kutsuda, aga ma ei ole väga usutav. Ehk et need, kellel see taust on ja kes tahavad veel paremaks saada, et nendele see on avatud ja Merle ütles ilusti, et ega sellepärast ei pea coachiks hakkama. Me kõik oleme lõpetanud erinevad erialad siin laua ümber ja siis mõtle, kas me oleme selle peal edasi töötanud, aga me neid teadmisi ja oskusi oleme kindlasti kasutanud. Ja selles suhtes need teadmised on universaalsed ja me ronime nagu erineva sügavusega ülespoole ja kõik, kes tahavad olla paremad juhid ja ilma igasuguse paatuseta julgen öelda, et paremad inimesed, paremad elukaaslased, mis iganes, et need oskused on universaalsed. Ja võib-olla ma nii palju ka veel lisaks, et miks just Tepsi siis õppima tullakse, et ikkagi see äriülikooli teadmised, eks ju, parimad juhtimispraktikat, et see usaldusväärsus, et me oleme ju jälgime ka kogu aeg seda coaching õppetrende, et mis mujal maailmas, et ikkagi kõik mainekad äriülikoolid nendesse programmidesse hästi palju investeerivad ja teine selge trend on ka, mis on näha nagu, et kogu see õppe ikkagi väga palju ülikoolide juurde koguneb, et just ka seda siis nagu maine küsimust, et iga koolitusfirma võib-olla ei ole ikkagi kõige usaldusväärsem, kus kohas õppida, enda nagu uusi oskusi omandada, et see on üks selline suur trend, mida me märkame ja muidugi, mis meid rõõmustab siin EBS-is. Olles ise ka olnud 2 programmis siis ka, et tõesti, et see mõte nagu sellest, et esiteks see community või see seltskond, kellega sa kokku saad, et see üksiselt õppimine, et ma ütleks ka, et minu jaoks olles ise õppejõud, olles ise käinud väga palju koolitustel, et üks enesearengu seisukohalt üks paremaid koolitusi ja mitte ainult, et ma kasutan neid oma loengutes, kasutan neid ka oma koolitustel, kasutan neid ka igapäevases vestluses, et kuulamisoskusi, neid küsimisoskusi, nii et aga ka tööalaselt. Kui palju inimesi programmidest, mõtlen just sellest teise aastane programmist keskmiselt nagu päris jätkab oma ametile, muudab karjääri ja hakkab siis juhtimiscoachiks, oskate palju see protsent on 5-10%, ma ise oma kursuselt vaatasin, et kuskil meil äkki 10% inimesi, kes tegelikult ikkagi tegid oma nagu sellise praktika ja hakkasid valdkonnas tööle. See maailma analüüs, jah, kuskil 5-10% on õige ja tegelikult täna on ju kõigil meil ikkagi professionaalne tegevus väga mitmepalgeline ja nii nagu me Merlega siin oleme õppejõu rollis ja anname seda edasi, me teeme samal ajal coachingut, neid on hästi palju ja mul on õige mitu head sõpra, kes on umbes sama kaua elanud kui mina juba siin ilmas ja mõtlevad, et kui enam iga päev ei taha tööl käia, mida teeks. Ja ma tunnen, et sul oleks nii palju ise saada ja nii palju teistele anda, kui sa jätkaksid executive coachina, ehk sul on kogemus, sul on teadmised ja tegelikult sa ise ütlesid hästi ilusti, et kui palju sa sellest õppimise ruumis oma partnerilt said. Et see ei ole niimoodi, et üks annab ja teine saab. Mõlemad saavad. Ja et see mõju on hästi, see mõju on nagu huvitav, sa hakkad märkama teistmoodi neid suhtlusi ja kuidas inimesed suhtlevad omavahel, millised dünaamika on, et selles mõttes on see laiemalt sellises inimeseks muutumises, kasvamises hästi tore. Ja tore on ikkagi mõelda, et me muutume, kasvame, areneme läbi kogu elu, et see ei lõppe ka nagu ametikraadiprogrammidega ja et see elukestev õpe ja areng ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid see tõesti tegelikult saab ka toimuda. Jah, ja võib-olla kui niimoodi mõelda, et ka need juhid ja tippjuhid tegelikult, kes siis nagu juhtimiscoachina leiba ei teeni või niimoodi aktiivselt ei tegutse, et ikkagi, et nad kõik kasutavad neid oskuseid oma töös, eks ju, väga paljud ikkagi käe soojas hoidmiseks omavad paralleelselt ikkagi paari välist nii-öelda klienti, et ikkagi jah, et mitte kaotada neid oskusi ja kui selle õpingul üldse nagu, ma võtan ise ka tagasi, et ma olen hästi tänulik, et mul on olnud hästi head tööandjad, kes on tegelikult ka
olnud nõus ja valmis minu arengusse panustama, et väga-väga kihtides koolitusprogrammides olen ma oma elus käinud, aga vaieldamatult see konkreetselt siis see practitioner diploma, minu jaoks oli ka nagu väga-väga elumuutev ja kui ma nüüd tagantjärgi natuke seda sisemust või seda ka ülesehitust ja teisest poolest hästi nagu tunnen, et siis ma arvan, et see üks võlu lihtsalt, et miks ta on ka niimoodi tõesti kolmekordselt akrediteeritud ja tohutult tunnustatud ülemaailmse programm, et ta on lihtsalt nii eksperimentaalne, et see raamistik, mis luuakse nii professionaalselt, on nagu selle üks pool, aga siis teine, et ikkagi, et inimesed ise, need tippjuhid tegelikult oma kogemusega sisustavad nii palju seda ruumi, et sa õpid, sa arendad tegelikult, tegeled oma teemadega, et puhas privileeg, et selle kogu siis pooleaastase programmi jooksul, et me tegelikult ei ole koolituspäevagi, kus me ei harjutaks, kus tegelikult sa ka oma teemade osas ei saaks selgust, et hästi ilus programm on see. Jah, et me räägime nii praegu sellest programmist endast, aga kui teie olete nii pikalt olnud coachinguga seotud, ma küsiksin siis just selle koha pealt, et mis te ise inimesena ka oma karjääri valdkonnas olete õppinud kõige rohkem sellest coachingust kui sellisest? Ma kohe mõtlen täitsa niisugust nagu mingit sellist praktilist oskust, mingit uut teadmist. No tegelikult ikkagi üks lihtne fundamentaalne tõde. Üldjuhul me kuulame selleks, et vastata. Coachingus sa kuulad selleks, et mõista. Ja kui teine inimene üritab sind mõista ja sind kuulab, järelikult, kui keegi sind kuulab, järelikult ta väärtustab sind. Ja kui ta kuulab selleks, et mõista, siis see loob oluliselt parema keskkonna. Ja sa ütlesid ilusti, et sa õpid jälgima ja vaatama ja siis sa vaatad, kui dekonstruktiivsed on paljud tiimid ja asjad. Nagu põhioskused, need samased 2-päevasest programmist, põhioskused, kuula, küsi, miks sa küsid, kuidas sa küsid, kõik need asjad, need teadmised annavad nii palju juurde ja veel kord, see loob oluliselt paremat keskkonda. See loob paremat keskkonda. Ja juhi ülesanne on luua keskkond, kus inimesed saavad ja tahavad oma oskusi ja andeid realiseerida. See on juhi ülesanne ja coachingu oskused aitavad sellele väga-väga kaasa. Ma olen väga-väga sellega nõus, et ise õpetan siin tulemuslikke meeskondi ja kõik, et kui sa mõtled, sa kuulad selleks, et mõista. Aga kui tihti me tegelikult kuulame ainult selleks, et saada välja öelda, mis me ise tahame öelda. Nii et kui me juba siit praegu võtame kuulajatena kaasa selle, et ma kuulan selleks, et mõista, esmalt mõista. Ja et see on oskus, mida on tõesti kõigepealt vaja nagu enda jaoks tähtsustada ja siis ka nagu õppida. Merle, aga sinu jaoks coaching, mis ta on sulle oma arengus andnud? Kus tegelikult samamoodi ma alustan sellest kuulamisest, et minu tee tegelikult sellesse coachingu õppesse siis ja nüüd õpetamisse sai alguse hästi positiivsest kliendi kogemusest. Et ma olin siis coachi, nagu me siis coachide kliente nimetame. Ja nii mäletan seda toredat taipamist coachi ruumist, et kuula, ära räägi. Ma tõesti sobin, et ma eks taipamist ka paremini ellu viinud, et oma juhi karjääris, aga see on miski fundamentaalne, ja teine asi, et olla tõesti kohal hetkes selle teise inimese jaoks, eks ju, et see on minule olnud ja selline aeglustamine tegelikult on hästi kõva arengukoht olnud ja kogu see eneseteadlikkuse kasv on selles protsessis ikkagi olnud nagu kõige olulisem ja see on tegelikult teistpidi ka sellist väga palju empaatiat arendab, eks ole, kuulamisoskus ja sellega seos muidugi nagu teisi inimesi kuidagi aidanud hoopis teistmoodi mõistma panna. Et võib-olla kõige väärtuslikum tagasiside, et mõtleke, kellega sa kõige rohkem koos oled oma lähedastega, et kui ikkagi oma pereliikmed märkavad seda, et sa oled hoopis rohkem kohal ja kuulad ja et midagi on muutunud, ega nad esialgu ei saa aru, mis see on, eks ju, et jah, tohutult kiirendajas temast on äkki selline kohal rohkem olev ja tõesti päriselt kuulav ema saanud, või abikaasa, et ma arvan, et see on tegelikult kõige väärtuslikum. Et jah, kui ma ise küsiks sama küsimuse enda käest, olles siin ka programmi läbinud
ja oman väikest kogemust, et siis tõesti, et see aeglustamise kogemus, mäletan, kui te olete minu õppejõud, et üks küsimus korraga, et mul on alati kombeks küsida mitu asja korraga ja et kuidas saada sellest kiiruse lõksust välja, et kuidas teha asju rahulikult, mõeldes enda asjade peale, samuti kuulates, et mõista, et see oli ka hästi huvitav teadmine. Võib-olla kuulajate jaoks kõlavad kõik, et see on nii lihtne, et see me kõike teeme, aga tegelikult see ei ole nii. Et tegelikult seda on vaja mõtestada enda jaoks ja ka õppida ja harjutada. Võib-olla, kui ma tohin nii palju öelda, et tegelikult see ongi imelihtne, aga lihtsalt paradoks on see, et me ei ole sellest nii head, kui me arvame. Eks ju, tegelikult kuulamine või küsimine ei ole ju raketiteadus, aga see, et kuidas kuulata. Et võib-olla me ikkagi tähtsustame, õpime mingit eriala teadmisi ja tahame nendes olla hästi head asjatundjad, mis on ju hästi oluline loomulikult ka, aga et kuidas tuua just neid oskusi siia igapäevaellu ja mitte ainult juhtidele, igas tööpositsioonil on seda vaja. Just juba sellel 2-päevasel sellel ABC tasemel, et see taipamine pärast esimest kuulamisharjutust, et kus sa 3 minutit kuulad inimest, nii et sa ei katkesta. Ja sellel hetkel juba sa saad aru, et kuidas see lihtne asi on tegelikult nii keeruline mõnes mõttes seda mänguvälja muutev, et kui sa tõesti ei sekku ja võtad selle aja. Siin sa, Ester, ütlesid, et me lähme sinna lõksu ja üks juhtidel üks kõige suuremaid lõkse on soovituste advice trap, nagu ütleb hea sõber Michael Bunga-Stanier. Ehk et meil on endal kogemus ja me koheselt oleme valmis nõu andma, sest meil on selline kogemus. No kurat oskan mina anda sulle nõu, sest mina ei tea sinu konteksti. Ja üks hästi ilus ütlus on see, et coachingu käigus ikkagi me kõigepealt aeglustame selleks, et vaadata neid asju, mis ei ole pinna peal. Me arvame, et me oleme nagu ilgelt efektiivsed juhid, kui me kiiresti otsustame. Aga me ei vaevu vaatame erinevate külgede alt. Ja coach on see, kes väga, väga selgelt seab su väited kahtluse alla, aga ei anna nõu. Ja on ju terve ilm on täis neid, kes on siin suured mentorluse sõbrad ja see on vajalik, aga see on vajalik algajale, kelle enda sees ei ole mingit kogemust. Kui sul enda sees on kogemus, siis tuleb aidata sul need kogemused, teadmised päevavalgele tuua. Nõu anda on lihtne ja ju ma arvan, et me kõik siin teame, et räägid, ma ei tea, kellelegi midagi, ära tule mind õpetama. Aga õppida me tahame kõik, aga me ei taha, kui meid õpetatakse. Me tahame õppida, me tahame targemaks saada, aga siis, kui sa ise avastad läbi nende küsimuste, aga ma tean ju seda, aga miks ma selle peale pole mõtlenud? Ehk et see, küll ma verened jooksevad mulle, et see on see coachingu kõige parem tunne, kui sa äkki saad aru, et su klient avastab, et tegelikult ma tean, tegelikult ma oskan, tegelikult ma suudan neid asju teha. No see on nii äge tunne, et sellele oleks ma valmis peale ka maksma, et seda tunnet tunda. Võib-olla, kui ma nii palju lisan, et seesama Michael Bunga-Stanier minust ütleb nii hästi ka selle nõuandmiskuradikese kohta siis, et tegelikult iga nõuande taga on ju see arusaam, et ma olen sinust kuidagi parem, targem, sest kuidas ma muidu saan sulle nõu anda, et iga nõuanne on ju autobiograafiline. Meie Katrin Oblikas, tore kolleeg, ütleb vahvalt, et nõuanne on nagu teise riigi valuuta sinu süles. Kena selline omad, aga mis sellega peale hakata sinu kuningriigis? Et see aju, mis nagu väljakutse loob, omab ju kindlasti selle kohta nii palju rohkem infot. Lihtsalt millega coach selles ruumis palju tegelebki, et selle selguse loomisega, eks ju, et nudu sa ei näe, praegu just ärevad ajad ka palju muudatusi, hästi keerulisi muudatusi, et sa oled kuskil võib-olla kinni jooksnud, ja asi on udune, aga tegelikult need teadmised või need valikud on sul kõik olemas, eks ju. Mis need peamised väljakutsed on, millega, kui te olete nüüd ise juhtimiscoachid, eks ju, et töötate tippjuhtidega, ma tean, et olete väga paljudega, ta on väga pikk kogemus ja alati see vestlus juhi ja coachi vahel on konfidentsiaalne, et ta on ja vastavalt kokkulepetele, aga kui me nagu laiemalt vaatame seda tänast Eestit ja Eesti juhtimismaastik, olen ka ise juhtimiskultuuri uurinud, aga mis need peamised väljakutsed on, mis need teemad on, mida
juhid tahavad enda jaoks enda sees lahendada? No mingid mustrid ikkagi väga selgelt jooksevad läbi ja võib-olla päris palju kliente, kes näiliselt on hästi edukad nii oma ettevõtmistes, teenimises, kõigis asjades, aga tunnevad ennast sandisti, ütlesin hästi viisakalt. Aga nendel ei ole aega nagu süveneda ja uurida, aga miks ma ennast kehvasti tunnen? Hästi palju teemasid on, et mul ei ole üldse aega. Mu esimene mõte peas on, mees, mis su prioriteedid on? Kas me juhina tegeleme nende asjadega, milleks me oleme ellu kutsutud? Või on väiksema kogemuse inimesed suutelised ka neid asju ära tegema? Ja ikkagi ka need niisugused suhteprobleemid, selguse saamine oma meeskonna liikmete ja asjade suhtes, et niisugused igapäevased teemad tegelikult. Aga hommikul seitlit endale tehes me mõtleme sügavaid mõtteid ja peaks sellega tegelema. Ja siis, kui läheb ebamugavaks see teema, näiteks kellegile ütlemine, et võib-olla sa realiseeriksid oma talenti kuskil mujal, siis me edasi ei lähe selle teemaga ja see vaevab meid. Ja see vaevab meid hommikul kell 3:30. Nii kaua ta vaevab, kuni me ei ole teinud otsust. Coach aitab jõuda otsuseni, juht oskab selle väga hästi ellu viia, kui ta tahab. Otsustaja on juht. Absoluutselt. Kusjuures huvitav jah, et praegu vist hommikul ühe kliendiga rääkisin, et viimasel ajal üldse nagu ruumi sellist otsustusjulguse, sellist suurendamise vajadust, et vaata, kui see nähtavus on väike, infot on vähe, pead otsustama hästi kiirelt, et selline vastupidavust ja mulle tundub, et praegu on väga palju sellist enesekindluse teemasid, sest määramatus on lihtsalt nii palju, et millega tegeletakse ja siis samamoodi tegelikult igasugune, kui on ikkagi ärevust palju, siis suhted lähevad rasketeks konflikte, inimestel on tegelikult päris palju ja sellist enese juhtimise teemasid on ruumis hästi palju. Võib-olla ühe asja ma lisaks ja veel juurde, et me räägime juhtimiscoachingust, aga inimene on tervik ja ei ole olemas eraelu ja tööelu on üks elu ja see elu võiks olla kuidagi nagu mõnus elada. Ja kui on paljud asjad töö juures segased, siis need tulevad koju ja kui kodus on segased, nad tulevad töö juurde. Ehk selle arusaamise tekitamine, et mis tekitab mus ebameeldivat tunnet, ebakindlust asju, create clarity, loo selgus, saa aru, mis on oluline, mis ei ole. Me kõik tegeleme ebaoluliste asjadega. See on mugav, see tuleb hästi välja. Me ju kõik teame, et ma ei tea, kui on ebameeldiv teema, siis ma ei tea, mehed pesevad autot või niidavad muru ja naised võib-olla pesevad nõusid või teevad midagi. Asendustegevus, sa lükkad seda edasi. Nii kaua, kui sa lükkad edasi, ei ole see functional, sa ei ole funktsionaalne, sest sul mingi häiri on su peas. Vaata asjadele üle, vaata, kas saad selgust, otsusta ja su päev on oluliselt parem. See on jah huvitav, et kui ma nii palju lisan, et sellist nagu enamus organisatsioonid tegelikult, kus võib-olla mingid väljakutsused hakkavadki, et kui juht ei võta oma rolli, lihtsalt seisund ei luba või enesjuhtimise võimekus puudub, et mul tundub, et siis väga tihti see hakkabki teelt ära kaduma, eks ju, see läheb. Kas need väljakutsed teemad, mis te praegu esile tõite, väga olulised teemad, on nad kuidagi te mõtlete erinevad näiteks kas kuidagi kultuuriliselt, võib-olla, et kas naistel meesjuhtidel on erinevad teemad või on see kuidagi valdkonniti, sektori lõikes, kas on siin mingeid erisusi või võiks öelda, et need on sellised üldised teemad? Tundub, et pigem üldised, et ikkagi inimestena me oleme kõik sarnasemad tõenäoliselt, kui me arvame või see sarnasus meid liidab, et
et niimoodi kultuuri erisusi mul väga palju ei ole, erinevatest kultuuridest kliente niimoodi ei oskagi öelda ja valdkonniti ei näe väga suurt erinevust. Võib-olla esimestel kohtumistel vaatas, sa tead hästi, et see coachingu suhe ju aja edenedes läheb sügavamale ja tekib suurem usaldus selles mõtlemisruumis. Võib-olla jah, nagu esikohtumistel on sellisest tööstuseripärasid, et jälle, et ei taha klišeedesse laskuda, aga et võib-olla mõned ma ei teagi, nagu sellised tehnilisemad erialad või tööstuserialad, et on nagu mõned sellised võib-olla natuke tunduvad algul ratsionaalsemad, pragmaatilisemad, üllatus, 3. kohtumisel on teemad väga sügavamad ja inimlikumad võib-olla, aga naiste ja meestega, sa oled Ester ise seda nii põhjalikult uurinud, et võib-olla mõned teemad ikkagi on, et samamoodi, et siis kui sellest ebakindlusest rääkida, ehk natuke rohkem ikkagi naiskliendid seda ruumi toovad ja kõik sellised muretseja profiilid, et aga see on pikk teema, et aga üldiselt mulle tundub, et inimest pigem me oleme sarnasemad kui erinevamad. Jah, ja oluline on ka mitte kuidagi ju coachina kedagi sildistada, vaid meie asi on kuulata ja mõista ja just ka, et kes siin täna meie kuulajad on, et tegelikult coach on see, et ta ei pea seda valdkonda tundma, ta ei pea, et alati küsitakse, ma ise olen tervishoiu, et nüüd, et sa peaksid, mina võiksin coach tervishoiu valdkonna inimesi. Jah, võin, aga mitte tingimata ja võib-olla pigem on segavtegur. Et kuna ma seda valdkonna tunnen, coach ei anna nõu, coach aitab avada potentsiaali. Et see on niisugune huvitav ja tihti, mis ma ise olen ka kogenud, et inimesed ikkagi teavad vähe sellest coachimist, need tulevad coachiga kokkusaamisele, aga arvavad, said kokku mentoriga. Ehk jälle see nõu andmise pool, eks ju? Jaa, jälle astun nagu paar sammu tagasi ja kõik räägivad, või siiamaani räägitakse, et coaching on mingisugune uus hype. Coaching sai alguse Silicon Valley'st aastal 1978. Juba mõni aasta on olnud. See, et me siiani jõudsime arengupeetusega ja oleme nüüd siin EBS-is seda 12 aastat teinud ja seda selgust nagu loonud, et mis see on ja mis ei ole ja tegelikult ei ole tähtis, mis valdkond see on, mis need inimesed on, it's all about human chemistry. Koostöös sünnivad asjad, heas keskkonnas sünnivad asjad ja coaching on ikkagi minu jaoks ka pigem nagu filosoofia, kuidas me saame selles kooslused parimad tulemused kätte. Ja meil Eesti ruumis need niisugused usulised, kultuurilisused, rassilised asjad, oleme ausad, see ei ole meil probleem. Mul on üks kogemus tuli meelde, et mul on üks türklane, kes siis on suure kontserni juhatuse liige ja kureerib ka Eestit. Ja ta on mul siis klient ja seal ma tunnen küll väga selgelt, et ta teatud asjad on teistmoodi kui meie kultuuriruumis, aga ta räägib ikka suhetest. Seal on kõik need natukene niisugused, lihtsalt praegu mul tuleb silme ette kuidagi ta ja hästi kihvt mees ja väga edukas aga see on niisugune rahvuslik uhkus ja mehelik uhkus ja positsiooni vajadus ja kõik need asjad. Ja lihtsalt jälle julgen elukogemusest öelda, et ja nüüd ma räägin lugupidavalt naiste suhtes, et mehed on edevad, tahavad omada positsiooni, nurgakabinetti ja võimu, aga kõik need ei pruugi su päeva paremaks teha. Ehk see tõdevus, et milleks ma seda vajan? Milleks ma vajan seda positsiooni? Keegi räägib väärtused, mul on väärtused. Mis su väärtused on? Mul on pereväärtused, ma tahaks perega rohkem koos olla. Ja mis su tänane teema on? Ma tahaks rahvusvahelistele turgudele laieneda. Ahaa, väga huvitav, panen need kaks asja, lähevad kokku. Ja need on nagu kohtad, kuulge, me oleme kõik ise umbes samasugust, mitte väga tarka juttu ajanud. No täpselt, et ma arvan, me kõik võime siin, ma arvan, et natuke vaatad tagasi, kus sul on see jutt, mis sa räägid, et eesmärgid, mis sul on, ei ole omavahel kooskõlas ja siis tekibki see segadus. Mul väga meeldis, mis ütles, et create clarity, et loo seda selgust. Ja seda võib luua, coachi abil võib luua ka ise, aga oluline on, et me seda selgust nagu loome. Kui nüüd sellest veel natuke sellest juhtimisest ja coachingust rääkida,
et see, et need juhid saada avama selle coaching sessiooni käigus, olles ise siis juhtimiscoach nagu on, et olla see kuulaja, kõik, kas on mingid tööriistad, mõned tehnikad, lihtsalt siin uurin ja puurin, et mida te kasutate, mingid raamistikud, mis aitavad avada selle coachitava potentsiaali? See oli vist Erik de Haan, kes on öelnud ühe väga-väga hea coachingu raamatu Relational Coaching autor, et tõenäoliselt head ja väga head coach eristabki nagu erinevate meetodite kasutamise paindlikkus. Et sa lihtsalt tunned neid sellist universaalset valemit või retsepti, ma arvan, et ei ole, et see, mis on ikkagi see, mitte, et ta ei ole, vaid lihtsalt, et ta iga kord sünnib uuesti, et ta on ikkagi hästi sinna rätsep lahendus ja hea coach on tõesti see, kes tunneb neid väga erinevaid meetodeid, mudeleid. Me selles diplomaprogrammis, kus me oleme mõlemad siis õppinud ja mina täna õpetan koos Peebuga, et seal me õpetame programmi jooksul umbes 10, ma arvan, ja erinevaid tehnikaid, aga ikkagi esimene asi on see kohalolu, eks ju, et tegelikult, mida ma arvan, et iga juht võiks coachingust õppida, lisaks on kokkulepete sõlmimine, see tegevus on ülimalt eesmärgistatud, absoluutselt ei ole mingi pehmode värk, ma arvan, on 100 korda mugavamaid ruume, kus viibida, et igasugune muutus tegelikult ja õppimine toimub ju ebamugavuses, eks, et see ruum on lihtsalt väga turvaline, mille me hea coach oskab luua ja ta on väga tegevuslik, eks, et ilma tegevuskavata tegelikult ja plaanita jutumärks kodutööta sellest ruumist ei lahkuta. Küsin, et see kokkulepete sõlmimine tõesti hästi oluline ka meeskondade, kõrge tulemusega meeskondade loomisel ja arendamisel. Kui tõsta nüüd sealt coachingu situatsioonis see kokkulepete loomine ettevõtte sisse, et mis see täpsemalt tähendab, mis see kokkulepete loom, mis asi see on? Mul väga lemmikteema, et ja tegelikult ma avastasin selle samamoodi oma õpingute käigus, kui hea keskkonna loovad kokkulepped, me teame, kuidas me ühiselt tegutseme, me teame, mida me toome ise lauda, mida me ootame teiselt, ehk et mängureeglid on selged ja neist peetakse kinni. Ja tihtipeale ma kliendi käest küsin, et aga millised kokkulepped teil on? Aga meil on töö sisekorra eeskirjad. Ahaa, kas keegi peale HR osakonna on neid ka lugenud? Kindel vastus on, et ei ole. Ja need ei toimi ka. Meil on ühine eesmärk, me lepime kokku, kuidas ja millise tegevusega me saavutame selle ühise eesmärgi. Tundub väga lihtne. Isegi perekonnas võiksid olla ühised eesmärgid ja neist rääkida. Ja kokku leppida, mis on okei ja mis ei ole okei. Kuidas meil on parem ja mõnusam keskkond, kui me midagi teeme. Et me jätame need tegemata ja me eeldame, et teine mõtleb samamoodi. Pagan, kus me saame niisugust asja eeldada. Ehk et need niisugused asjadest rääkimine lõpuni ausalt ja niimoodi, et sellest on kõikidele seotud osapooltele kasu, see ikkagi loob selle niivõrd palju selle juhtimiskeskkonna paremaks, ja me arvame, et see on aeglane ja see on mingi pehmode värk. Mingi pehmade või mis asja, siin on selged jutud ja käsud ja keelud ja inimesed ei taha käske ja keelda. Inimesed tahavad ennast teostada, anna talle ruum, rakendada potentsiaal. Ma arvan, et Bill Campbell ütles, kui Steve Jobs ta kaotas, et mis asja ma Steve Jobsile räägin, eks. Aga millegipärast Steve Jobs palkas Erik Schmidt samamoodi palkas Bill Campbelli selleks, et nad saaksid veel selgemaks oma asju mõelda. Jah, et ise ju ennast nagu kõrvalt ei näe ja oma mustreid ja asju ei märka, aga mida nende kokkulepete juurde tahtsin võib-olla lisada ka, et hästi oluline on kuidagi ka nende tähendus selgeks rääkida, eks ju. Vaata, kui tihti me hakkame kokku leppima, et milles me lepime kogu konfidentsiaalsuses, eks ju, ja siis avatuses ja aususes ja kõik hästi olulised ja väga olulised ilusad sõnad, aga see, kuidas me nagu neid mõistame ja see, kuidas me alati eeldame, teine tingimata muidugi mõtleb samamoodi nagu ma ise, et tundub, et nendest hakkab nagu võib-olla enamus selliseid, ma ei tea, väljakutseid, probleeme pihta. Jah, et
nii see on, et see algab kokkulepetest, oskus kuulata, olla tõesti kohal, mitte näiliselt kohal. Kui me mõtleme tulevikku ja vaatame mitte väga pikka perioodi, et ega siin see ebamäärasuse, ebakindluse aste on väga kõrge. Kuidas teie näete, olles ise tippjuhi kogemusega, väga pika coachimise, õpetamise ja coachingu valdkonnas aktiivse tegutsejana, kuhu suunas juhtimine liigub ja mis suunas seal need märkimised on? Ma arvan, et see arusaam ikka, et juht on ise ja või tema seisund oma selline kõige olulisem võib-olla tööriist, et see on nagu mingi vältimatu muudatus, eks ju, või mitte muudatus, ma arvan, et päris palju saavast aru, aga nagu järjest rohkemad, eks ole, et igasugused kultuuriteemad on fookuses kuhugi ja samamoodi loomulikult strateegia, suure pildi teemad, et jah, et ma praegu korra jooksin ise ka kokku, Peep, mis sa lisaksid? Äärmiselt tähtis on ikkagi juhtimiskontekstis ühiselt aru saada. Ei ole vaja missiooni ja strateegiaid ja asju, on vaja väga selgust, miks me koos oleme, millist lisaväärtust me loome, kes teeb mida, kes võtab initsiatiivi. Kui vanasti oli suur juht kuskil üleval laua, siis täna ütleb Ester, kuule, ma teen selle ära. Homme ütleb Merle, et ma teen selle ära. Ma ütlen, et jumal tänatud, mul on sellised kolleegid. Ma ei ole nendes asjades tugev. Aidake mind selles. Ma võtan selle muu asja tegemine. Ehk et see, tulen taas selle juurde, see keskkonna loomine, et inimesed tahavad oma oskusi ja andeid realiseerida. See on juhi ülesanne. Ja täiesti selgelt ikkagi need ajad eelmise sajandi juhtimisvõtted, mis tulid ja tegelikult millest räägiti ju pärast tööstusrevolutsiooni, need olid need olid juhtimispõhimõtted. Ja see ei ole läinud pehmemaks, see on läinud arukamaks, mõistlikumaks ja mõnusamaks. Me ei taha minna, lihtsalt hea lugu, üks klient, kes oli avalikus sektoris ja ta öelda, et coachingu tulemusena, aga ta läks erasektorisse. Ja siis tuli mu juurde ja ma küsisin, et mis see põhivahe on? Enne ma ootasin reedet, nüüd ma ootan esmaspäeva. No, väga hea vastus tegelikult. Mitte midagi rohkem ei ole vaja rääkida, kõik on seal taga olemas. Ma olen alati mõelnud selle peale, et vaatad, kuulad raadiot mõnikord ja kuidagi, et nagu kõik nii juba esmaspäeval hakkavad seda reedet ootama. Ma alati mõelnud, et kas see on ikka päris õige, et ma terve selle, see töö, mis ma teen, see, mida ma panustan, ma kogu aeg ootan nagu midagi muud, et see läbi saaks, et tuleks reede, see on nädalavahetus, siis alustan pihta ja te peaksime nautima iga oma tegemist ja mis sa Peep Kalgo ütlesid, et inimene on tervik. Te ei ole ka nagu ainult seda tööväljakutsed, et meil on ikkagi üks elu, et see kokku peaks moodustama tasakaalus terviku. Ja võib-olla üks asi, mida lisada, et selline õppimisvõimekus, eks ju, et kui muudatust on üli kiired ja jälle, mis siin majas meid kolme tegelikult ju siis rõõmustab, et ikkagi see elatud elu, tervelt elatud elu, see palju inimesed ka tööd teevad oma elu jooksul, et võimaldab ikka nagu nii mitmeid karjääre ja kogu aeg nagu ümber õpet, et minu arust on ikka tohutult optimistlik, et elu ei lõppe täpselt selle karjääriga siin kuskil, et koolipingist läksin ja siis kuni lõpuni välja panen samas kohas, vaid et keskmisel inimesel täna on 3-4 karjääri elu jooksul ja väga erinevat, et võt see on kihvt. Ja toon see juurde hoopis teise nurga alt, aga väga selgelt rahvastikuuuringud näitavad, et inimesed, kes on rohkem õppinud, on paremini haritud, neil on parem tervis ja pikem elu. Nii et selles mõttes see nagu võtab veel selle teema siit ilusti kokku. Aga jah, et selles juhtimises ma tooks ka, mis ma ise olen vaadanud, et tõesti juht ei ole see, kes kõike alati teab, on tugev nagu teras, ütleb, kuidas asju teha, vaid et on ka väga okei abi küsida, on väga okei näidata välja oma nõrku kohti, oma nõrkusi ja näha just seda meeskonna kaasamise poolt. Jälle see, millest me päris palju räägitakse, aga kuidas seda päriselt teha?
ja alati on meil juhtidel ka meie oma juhid, et mida nad ka nemad ootavad või siis omanikud. Et see on nagu päris keeruline, et see keskkond on tore. Aga oleme huvitavatel teemadel rääkinud ja alati meie podcasti lõpus küsin siis külalistelt 3 traditsioonilist küsimust. Esimene puudutab raamatu soovitust, et mis oleks teie raamatu soovitus, mis on toetanud sinu enda õppimist ja arengut? Ja ma teadsin ju ette, et sa küsid seda, et see on tõesti traditsiooniline, et ma mõtlesin kuidagi nagu sinna enda elule, et kuidagi nagu kümnenditele, et ma mäletan, et eelmisel sajandil oli mul suur lemmik ja siiamaani nagu väga rakendatav ja oma lapsedki on tegelikult sellest omaealistele mõeldud versioonist siis saanud väga palju tuge, on see kas oli väga efektiivse inimese 7 harjumust või kavi, eks ju, mis nagu väga eelmisel sajandil mõjutas, siis võib-olla selle sajandi alguses ma muuseas arvan, et Peep, sina soovitasid oli Patrick Lencioni Advantage või on siiamaani superraamat, eks ju, et just mis on need põhjused, miks siis mõned meeskonnad võib-olla ei toimi või miks mingid meeskonnad on võidukad. Ja just sellest väga hästi esimest korda jõudis tema minu juurde sellest siis selguse loomisest läbi selle raamatu, superraamat. Ja täna lihtsalt, kuna ma coachingu maailmas nii palju, siis et mu isiklik lemmik selles valdkonnas on Mary-Beth O'Neill'i Coaching with Backbone and Heart, mis siis tegelikult räägib sellest coachingu nagu olemusest, mis võiks võib-olla mõelda ja üle kanda ka nagu juhtimisse laiemalt, et üks pealkiri räägib rohkem kui 1000 sõna, et kuidas ikkagi olla ühel ajal ühenduses selle selgroo ja südamega, eks ju, tugeva ja sellise tahtekindla ja nõudliku, siis sellise mündi poole tasakaal, selline soe ja avatud inimeste poole pehme süda. Korda uuesti pealkiri üle, et siis... Executive Coaching with Backbone and Heart. Backbone and Heart, täpselt siis selja südamega. Aitäh, Merle. Peep, sinu soovitused? Ma teen hästi lühidalt, et jah, see on üks raamat, mida ma kõikidele juhtidele soovitan, Patrick Lencioni The Advantage, aga lisaks ma ütleks siia ka Patrick Lencioni 5 Dysfunctions of a Team. Ja igale juhile lihtsas keeles kirjutada, igale üliõpilasele lugege läbi. Nii palju läheb elu lihtsamaks ja praegu meenub, et ma arvan, et see oli üks, kui ma EPS-i tagasi tulin, esimene raamat, mida ma oma mentorile, õpetajale ja ka coachile Madis Abakukale soovitasin The Advantage, mille peale ta ütles, siin on nii lihtsalt keerulised asjad ära seletatud. Ka jah, see Patrick Lencioni 5 põhjust, miks meeskonna ei toimi, et kunagi ammu on tõlgitud ka eesti keelt. 2004 on tõlkis. Jah, aga iseenesest inglise keeles on ta täna ka, mina ka alati tudengite seda soovitan, ta tõesti räägib siis 5 põhjusest ja hästi lihtsalt lihtsalt ja praktiliselt, et mis need asjad on, et kust me peaksime algul vaatama neid ebakõlasid. Midagi veel või... Ma võin rääkida järgmised 4 päeva raamatutest. Kui me just tekitasime huvi siin juhtides ja meie kuulajates selle coachingu vastu ka, et mida võiks lugeda? No minu üks lemmikutest, aga see on edasi jõudnud, teile on Challenging Coaching ja hea sõber John Blakey, kes on kirjutanud mitu raamatut ja kui me rääkisime siin selle coachingu nagu pehmest poolest, see on ikka pehmode värk, siis Blakey oli see, kes vaatas, et kõigil eelmise finantskriisi ajal olid kõigil pankuritel olid ka coachid, aga miks kriis juhtus? Ja siis, et coachid olid liiga pehmed, juhid on harjunud väljakutsetega, nad on harjunud olema keerulistes situatsioonides ja siis tuleb natuke vinti peale keerata või natuke rohkem ja siis natuke veel rohkem. Ehk et see kindlasti, see raamat pani mind coachingut päriselt ära ostma, sest mulle tundus see algusel ka pehme olevat. Ja Marsha Reynoldsi raamat Coach the Person, Not the Problem on ka täiesti super raamat.
Aitäh! Võib-olla Ester, kui me ühe veel sellise võib-olla nendest raamatutest, millest me just rääkisime, ühe sammukese tagasi tulen, et üks asi siis öeldakse, et ka selle coachingu piibel, eks ju, et tulemuslikkuse treenimine, mis on eesti keelde tõlgitud, kõik saavad lugeda, aga mis minu nagu ka vaieldamatu lemmik, üks samamoodi Michael Bangi-Stenjer, peebusõber, kes maikuus tuleb ka Eestisse muuseas, väga-väga kihvtile konverentsile, siis tema eesti keelde tõlgitud raamat on coachingu harjumus. Tõesti selline väga hea lugemine, ma julgeks isegi öelda lihtne ja nagu hästi mõjukas. Ma olen ka selle coaching harjumuse just lugesin, aga see on ka see peaks olema nagu sul natuke nagu käsiraamatu. Korra loed läbi, tundub kõik lihtne, et mingid asjad tuleb ka mitu korda lugeda, nagu me teame, et sa teadvused asju ka, kui sul tekib nagu tähendus. Et see on päris huvitav, et ma lugesin esimese korra kiiresti läbi, aga hiljem olen vaadanud seda ja kasutanud siis kindlates olukordades. Ja coachingu õppimine ja õpetamine on mul teinud ühe asja selgeks. Ujumisõpiku läbilugemine ei anna kellelegi ujumisoskust. Ja, no nii on. Neid asju tuleb proovida ja siis sa tuled raamatu juurde tagasi. Ahaa, see toimis. Ja mis seal teooria taga oli? Ja siis ta kinnistub meisse. Me saame selle kindluse, jutt on ilus, walk your talk, proovid ära, toimis ja saab sealt edasi minna. Nii et jah, asjad on tegelikult lihtsad. Aga. Ja teine traditsiooniline küsimus puudutab siis nagu tagasivaadet ja mõtlemist, et mida sa kindlasti soovitaksid teha ühele täna 25-aastasele sinule endale. Ehk siis, kui sa oleksid täna 25-aastane. No sul täna sünnipäev, sa 26, no mõtle järgi. Mis ma oleks aasta tagasi teinud. Ja, et nagu kaks liini meenuvad, et üks asi täitsa kindlalt, et võtta rohkem aega pere jaoks. Tundub väga vana inimeslik 26-aastase tõdemus ei ole päris, aga jah, et natuke seda siis tasakaalu, ma soovin tagantjärgi tark olla, see eks ole raketiteadus, teades, et oleks võtnud ja teine asi, et kuidagi võib-olla varem endalt küsida, mida ma päriselt tahan, eks ju, et kui palju ma ka nagu paljud teisedki olen ikkagi teiste ootuste järgi elanud, eks ju, ja võib-olla see tarkus jah, et varem endalt küsida, mida ma ise tahan. Hästi nõus selle viimase küsimusega ja seda, mida ma päriselt tahan, tasub elus ikkagi õige mitu korda küsida ja ka otsida vastust. Aga mina soovitaks kõigile 25-aastastele käia ringi maailmas, kindlasti õppida mõni semester välismaal, EPS on selles suhtes super oma Erasmusega, sul oma tütred on maailmakodanikud. See pagan teeb elu nii palju rikkamaks, et kohe endale nagu mingisuguse eriala valimine ja kui sa saad aru, et oled vale bussi peal, tule maha ja järgmises peatuses tagasi tulemine on kallim ja võtab rohkem aega. Ehk et mõtle ja kaasa kedagi, kes sust hoolib, et aru saada, mis antud ajahetkel on sulle hea, kasulik ja edasiviiv. Aitäh ja viimane küsimus, 3. küsimus, et ta puudutab supervõimet. Kui saaksid valida ühe supervõime, mis aitaks sul paremini õppida, siis mis see oleks? Õppimise seisukohast ma arvan, et mulle tuleks tohutult abiks supermälu. Et mul see muskel ei ole muuseas kunagi tugevalt paradoksaalselt, eks ma olen õppinud teda treenima, vaeva näinud, aga jah, supermälu võiks olla üks selline unistus. Aitäh! Mul ilmselt fokusseerimine ja lihtsalt kuidagi kärin igasuguseid õpinguid. Mul päris keeruline fokusseerida teksti, teadmisse asja, mul ikka silmad vaatavad kõrvale, et äkki on veel midagi huvitavat ümberringi. Ehk et see fookus kõikides asjades, mis me teeme ja õppimises eriti. Tekita see ruum, kus sind ei segata, keskendu sellele ja seda saab kindlasti treenida. Ma üritasin ilma treenimata
ja oleks olnud oluliselt lihtsam, kui ma oleks oma fokusseerimisvõimet teadlikult arendanud. Suur aitäh teile, suur aitäh Merle Viirma, suur aitäh Peep Aaviksoo tulemast täna stuudiosse. Te kuulasite EBS-i podcasti Satelliit ja teemaks oli juhtimiscoaching, juhtimistrendid laiemalt. Aitäh kuulamast! Aitäh kutsumast! Aitäh kutsumast!